Täistunnil. Spordiuudised. Tere hommikust, Raadio 2 spordiuudistega eetris Igor ja Oleg. Käsipallist. Käsipallur Mait Patrali koduklubi TBV Lengo alistas korvpallimängus esiliiga klubi Vaats Vartau 34-27. Eesti koondisena viskas 5 väravat, võitjate resultiivsem oli hollandlane Arjen Haenen 6 tabamusega. 34 miljonit eurot maksis Hispaania jalgpalliklubi FC Barcelona Londoni Arsenali Czech Fabregas eest. Kergejõustikust ka. Ei olegi praegu millegi üle viriseda, nuriseda ja vinguda. Siin üritan keskenduda võistlusteks, vähem intervjuusid anda ja rohkem trenni teha. Nii räägib 10-võistleja Andrus Raja. Ja nii räägib Niki Lauda Michael Schumacherist. Eelmisel aastal oli tema kehvad tulemused veel mõistatavad, sest vaja uut autot tundma õppida ja nii edasi. Aga tänavused tulemused ei kannata mingit kriitikat ja mitte mingid vabandused ka ei aita. Kergejõustikust veel. Eesti MM-koondis jääb väga väikeseks, kuigi augusti lõpus Lõuna-Koreast aegus algava kergejõustiku MM-osavõtunormide täitmiseks on aega esmaspäevani, pole tiitlivõistlusele sõitva koondise suurem enam tõenäoline ja koondis piirdub seekord vaid 9 sportlasega. Kes kõik on 1,20 m. Ja tennise maailma naiste esinumber Karoliina Wozniacki Taanist kaotas Toronto turniiri tabelist 22. kohal olevale Roberta da Vincile. Ja jalgpallist ka. Kuidas suhtuda Eesti jalgpallikoondise sõprusmängus saadud 0 jagatud 3 kaotusesse võõrsil Türgile? Mängu justkui nagu oli, kuid faktiks jääb 0 tabamust ja 3 sisse lastud palli. Ning Rein Taaramäe tuli teiseks. Nii palju täna spordist. Ilusat päeva teile! See on Raadio 2.